Tšauki kõigile, täna ma olen teie ees uue videoga, nagu te näete, ja kuna aasta 2019 on juba möödas, minu jaoks on täna aasta viimane päev, aga ma ei ole kindel, millal ma selle video ülesse panen, aga ma tean, et siis on juba uus aasta kindlalt. Ja ma tahan teiega jagada 10 kasulikku ja sellist vajaminevat sammu uueks aastaks. Need on kõik muidugi valikulised, ma ütlen, et te peate neid tegema, aga ma loodan enda puhul teha neid kõiki 10, nagu kas nüüd mitte kohe enne aasta algust, aga vähemalt jaanuarikuu esimeses pooles. Ma tegin isegi väga palju eeltööd, kirjutasin üles need punktid ja need, millest ma tahan täpselt rääkida, nii et alustame selle videoga. Esimeseks ma soovitan teil kõigil teha sotsiaalmeedia inventuur. See tähendab siis minu mõistes seda, et võtad ette kõige kasutatumad äpid, mida sa siis kasutad. Minu puhul näiteks Instagram ja YouTube. Ja siis ma lihtsalt scrollin põhimõtteliselt, vaatan, keda ma Instagramis jälgin. Ja kui ma tunnen, et tema nagu ei anna mulle inspiratsiooni, et on selline pigem ütleme nagu sisutäide, ütleme niimoodi, et ma lihtsalt nagu jälgin teda mingil põhjusel, ma ei tea, kas oli kunagi mingi loos või ma ei tea, ükskõik mis see põhjus ei ole. Ja samuti ma tahan teha seda enda YouTube'iga, ehk siis ma subscribe'in väga palju kanaleid, mida ma tegelikult jälgi ja ma jälgin võib-olla kokku ainult mingi maksimum 10 kanalit, keda ma subscribe'in ja ma subscribe'in mingit 400 kanalit ja see on nagu päris ulme. Teine punkt on sarnane sellele, mis ma just rääkisin, aga sinu asjadega. Selle juures on oluline küsida enda käest, et on mul seda tegelikult vaja või tarvis. Et ma ei tea, olgu need näiteks riided. Ma arvan, riided on selline kõige tavalisem asi, mida näiteks tuua ja mida meil kõigil on nagu enamjaolt võib-olla nagu mingid riidesemid, mida me tegelikult ei kanna ja mida ei vaja. Ehk siis, ma ei tea, võtad ette oma riidekapi või ma ei tea, meigiasjad või raamatud või mõne muu seisma jäänud tränni lihtsalt. Ja mõtled, et okei, on mul seda tegelikult vaja, kas see nagu annab mulle midagi, kas selles asjas on veel sära või midagi sellist, mis sind nagu motiveerib asjadest lahti laskmast, et see on väga oluline oskus tegelikult. Ja ma tunnen, et kuna uue aasta alguses on hästi palju nagu värsket energiat asju ära teha ja midagi muuta, ehk siis ma arvan, et seda energiat tuleks ära kasutada selleks, et ka korrastada neid kappe ja sahtleid ja asju. Enamasti ma soovitan teil viia kas taaskasutuspoodidesse neid asju või ära anda, annetada kas või kui on väga heas korras. Ma seda äraviskamist üldse ei poolda, et kui on vähemalt mingitki lootus seda asja uuesti kasutada, siis annetage taaskasutusse või kasutage mingil muul viisil ära, et asjast oleks ikkagi kasu ka lõpuks. Kolmandaks, õpi oma harjumustest. Ehk siis, see on selline asi, mille peale ma tulin täiesti ise, sest et ma tean, et mul on seda täiega vaja teha ja ma väga loodan, et ma saan selle tänase päeva jooksul tehtud. Ma peamiselt pean silmas neid harjumusi, mis näiteks sind selle aasta jooksul enda juures närvi ajasid, mis sulle tegelikult ei meeldinud, aga sa ikka mingil põhjusel tegid. Mul oli väga palju neid asju näiteks. Või et midagi, mis sul lihtsalt ei tulnud välja, et see oli võib-olla su eesmärk selleks 2019. aastaks, aga see ei tulnud välja ja sa saaksid seda proovida uuesti järgmisel aastal. Idee on siis selles, et sul oleks vaja ühte paberit või märkmikku, ükskõik kuhu sa kirjutad asju ülesse ja kirjutad niimoodi ühte lahtrisse asju, mis sind ajasid närvi enda juures, lihtsalt nagu täiesti julmalt, sest kirjutad üles need asjad. Ja sellised harjumused, mida sa tunned enda juures, et peaks muutma nagu ausalt, nagu lihtsalt kirjuta kõik ausalt ülesse. Ja sinna kõrvale kirjuta alternatiivid nendele harjumustele, mida sa saad ise isiklikult ära teha, et need harjumused muutuksid paremaks, et sa suudaksid neid enda juures arendada, enda poolt midagi nendesse panustada. Ja tähtis on, et see nimekiri asjadest oleks sul kogu aeg nähtaval, saad seda kas siis märkmikust avada või paned selle kuskile stendi peale kas või, sest et see on oluline, et sa teaksid, mida sa pead enda juures muutma, sest et kõik need asjad, ma arvan, minu list tuleb väga pikk, nii et ma arvan, mul ei jääks kõik asjad pähe. Aga et see oleks sul nähtaval silme ees ja sa tead, et pean seda tegema. Siis neljandaks punktiks ma soovitan teha teil sellist asja nagu kulutuste ülesmärkimine. Mina seda isiklikult ei tee, aga see on asi, mida ma väga tahan teha hakata nagu sellest aastast. Sellepärast, et võib tunda, ma käin koolis ja ma ei tea, enam kui toidu ostavad minu vanemad ja mingisugused kodutarbed ja need asjad, aga tegelikult ma kulutan enda raha ka aasta jooksul nagu päris palju. Ma saan küll taskuraha, aga selles mõttes, et ikkagi see mingil määral ma tahaks sellega üles märkida, et palju ma üleüldse lihtsalt kulutan. Mu idee oleks selles, et ma teeks mingi märkmiku endale ja siis mul on selline harjumus koguda tšekke. Tšekid on üks võimalus, et kui sa poes käid, on ju, siis sa tšeki tavaliselt nagu enamjaolt, on ju. Et nagu mina saaksin seda tšekkide puhul teha, näiteks kleepida sinna märkmikusse tšekid ja siis näha. Samuti üks võimalus on ju vaadata enda, kui sa maksad enamasti pangakaardiga, siis seda pangakonto väljavõtted põhimõtteliselt. Ning muidugi telefoni märkimine ka üks võimalus. Ja seal on ka nagu see punkt, et kas sa teed seda nagu iga päev, iga nädal, iga kuu, et
mis nagu perioodi kaupa seda teed. Ma arvan, et kui sa väga palju päevas peaksid kulutama, tee päevas, või kui sa nagu arvad, et sulustad ära teha seda. Ma arvan, et mina hakkan seda tegema nagu nädala kaupa, sest ma ikka nagu paar korda käin peale tunde poes, ma usun nädalas, võib-olla nädalavahetusel on kuskile mineks, läheb jälle veits raha ehk siis nagu nädala kaupa ma arvan, et ma teeksin seda. 5. punktiks ma soovitan teil tagada ülevaade teie aastast. See tähendab siis seda, et on väga erinevaid viise, mida inimesed teevad, nagu kuidas nad jäädvustavad enda aastat. Tehakse näiteks videosid, iga päev teed video, iga päev teed ühe pildi näiteks, selleks on erinevaid äppe ka, mida mu sõbrannad on nagu kasutanud, ma ise ei ole ühtegi kasutanud selle jaoks. Või siis pead märkmikku näiteks, või siis näiteks teed hoopis midagi muud, näiteks purgi, kirjutad sinna iga päev mingisuguse mälestuse sisse või purk, mille eest sa nagu kirjutad iga päev sinna, mille eest sa tänulik olid sellel päeval. Ja neid viise on nagu väga erinevaid, aga ma väga soovitan teil ka võtta nagu, võib-olla leida enda jaoks mingisugune teha nagu, et teil jääks oma aastast mingisugune mälestus ja et kas või ka nagu võimalusel iga väiksemgi nagu tore moment oleks kuidagi moodi talletatud kuskile näiteks. Siis järgmiseks ma tulin sellise asja peale nagu väljakutse iga kuu. Ma arvan, et see on suhteliselt selline tavaline asi, tehakse mingisuguseid 30 day challenge, siis 30 päeva challenge või 60 päeva challenge või 2 nädala challenge, 1 nädala challenge, no põhimõtteliselt. Aga minu idee on selles, et ma võib-olla näiteks esimese poole aasta nagu igasse kuusse, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, panen mingisugused eesmärgid endale. Enim levinud sellised väljakutsed on inimeste jaoks võib-olla veganlus ja taimetoitlus näiteks. Ma ei tea, pidevalt iga päev trenn teha igapäevane raamatu lugemine, telefonid detox näiteks, et paned telefoni näiteks mingi 6-9 korda vahele, 8 nädalaks, mida iganes. Ja ma tulin sellele ideele, et ma tahan enda puhul täiega proovida seda, et mul oleks iga kuu mingisugune väljakutse ja kui mul väga hästi läheb, siis ma tahaks iga kuu kohta ka panna siia kanalile video, siis ma nagu jäädvustan üles mingisuguseid hetki, lõpus teen võib-olla mingi kokkuvõtte, kuidas mul läks, kuidas ma ennast tundsin ja nii edasi ja siis on teil ka nagu põnev vaadata ja võib-olla nagu inspiratsiooni saada sellest, mida ma teen, et ka näiteks mingi kuu proovida seda näiteks. Ma leian, et väga oluline on ka vaimne ja füüsiline tasakaal. Ma olen kuulnud ja näinud hästi palju seda, et öeldakse, et nagu leia endale 3 hobi või kasuta enda puhul 3 hobi. 1 hobi, mis hoiab sind füüsiliselt aktiivsena, näiteks ma ei tea, mingisugused pallimängud, jooksmine. Siis teiseks leia hobi, mis hoiab su loovuse siis erksana võib-olla, et midagi, mis oleks loov ja nagu aitaks sul ennast võib-olla väljendada rohkem. Ja kolmandaks leia endale hobi, mis tooks sulle veits raha sisse. Ja minu arust see käibki käest kätte nagu selle vaimse ja füüsilise tasakaaluga, mida ma enda puhul sellel aastal väga tahaksin arendada. Ja võtta nagu veits aluseks seda 3 hobisüsteemi, vaimse tervise tasakaalustamiseks mingisugused hobid oleks näiteks, ma ei tea, kas või filmifotograafia, mis läheb väga moodi, ma olen väga õnnelik, ma ise tegelen ka sellega. Näiteks joonistamine, maalimine, raamatute lugemine ja füüsilise tervise juures, nagu ma näiteks juba tõingi mingid pallimängud, jooksmine, kas ujumine, midagi nagu, mis hoiaks sind füüsiliselt aktiivsena, sest et ma olen lihtsalt nii väga enda puhul tundnud seda, et mu vaimne füüsiline tervis ei ole tasakaalus ja see nii takistab tegelikult, see täiega takistab. See on väga selline teema, millest ma räägiksin nagu pikemalt ja nii edasi, et võib-olla, kas ma võiksin teha sellest näiteks eraldi video? Ma ei tea, kas nüüd YouTube enam aktsepteerib neid polle, mis sa paned kuskile poole, et vastake. Järgmiseks teemaks on planeeritum sina. See hõlmab siis seda, et sul on olemas ülevaade kõigest eelolevast. No selles mõttes, et kui sul polegi võib-olla nii palju hobisid või asju, millega sa tegeled, siis võib-olla see pole nii vajalik, aga ma ise enne selle puhul tunnen, et ma tegelen päris paljude asjadega korraga. Ehk siis minu jaoks on oluline, et mul oleks mingisugune ülevaade. Ja ma olen nii palju erinevaid rakendusi asju proovinud. No mul ei sobi väga selline nagu paberkujul kalender, et ma kirjutan sinna, võib-olla mõnele sobib. Siis nüüd hiljuti ma proovisin millegipärast Google Drive'i nagu sinna, nagu on see Exceli tabel, aga Google Drive'is lihtsalt üritasin sinna, et ma saaksin nii telefonis kui ka arvutis. Aga see on nagu nii keeruline. Nagu see on tabel, aga see ei ole nagu väga selline, et ma tahan täiega seda teha nagu. Ja nüüd
paar päeva tagasi ma leidsin endale sellise asja nagu Google Calendar ehk siis Google'i kalender, mis on ka Google'i rakendus, mida saad alla laadida enda telefoni kui ka seda arvutis kasutada ja see on väga tõhus tegelikult, ma pean veel õppima seda kasutama, aga seal saab nagu värviti kategoriseerida, lisada nagu enda kalendrid, ma tegin siin näiteks kooli ja YouTube'i ala nagu kalendrid nii-öelda, mis mul on nagu värvidega kategoriseeritud. Ja see on tegelikult väga tõhus. Ma ei tea, miks ma nagu varem, ma olen seda mitmes nagu YouTuberi videos näinud, aga ma olen seda varem nagu käsile võtnud. Ja jah, see on nagu selline väike nagu lihtne asi, mida nagu tuua enda igapäeva nagu elustiili näiteks. 9. punkt on minu arust väga põnev asi ja selleks on, et visualiseeri enda aastal 2019 ja 2020. Sain selle idee sellised YouTuberid nagu Lavender, tegi seal sellist harjutust, et joonistas ennast sel aastal 2019, no see peab olema mingi perfektne portree või midagi, lihtsalt kas või kriipsujukku ja siis sa sinna ümber kirjutad neid asju enda kohta, milline sa sellel aastal oli, mida sa näiteks, võib-olla mitte päris seda, mida sa kogesid, aga näiteks kui sa kogesid midagi, mida see sulle juurde andis, kuidas see nagu tegi sind paremaks inimeseks näiteks. Ja siis sinna kõrvale teed ennast, nagu joonistad kas näiteks kriipsujukku mingi emotsiooniga on ja kirjutad sinna juurde neid asju, milline sa tahad olla järgmine aasta, milliseid iseloomuomastusi sa tahaksid enda puhul arendada, no millised on need tunnused, mis sa tahad, et sinu juures eksisteeriksid. Mina küll tahan seda teha, sest et minu arust see on väga põnev. Ja sa saad aasta lõpus näha, et okei, mis mul õnnestus, mis mul ei õnnestunud, kas kõik õnnestus, kas mitte ükski asi ei õnnestunud nagu enda puhul, ma ei tea, treenida või arendada. Et jah, see on nagu jälle selline asi, mis paneb mõtlema sellele, milline inimene ma tahan nagu olla. Viimaseks punktiks kingin ma teile ühe väikese mõtte. Mulle endale väga meeldivad igasugused filosofeerivad ütlused ja mõtted elust ja olust. Ma mõtlesin, ma panen selle video lõppu ka ühe. Ja mu mõte teile on selline, et elage hetkes. Ma mõtlen sellega seda, et ma näen enda ümber nagu kogu aeg ja ma ise olen ka hästi tihti selline, et ma mõtlen hästi palju tuleviku peale nagu jaa. Ma leian, et on oluline, et sul on mingisugused eesmärgid tulevikuks ja sa nagu õpid selle kohta minevikust, on ju. See on nagu oluline. Aga samas ma tunnen, et kui inimesed seda teevad nagu liiga palju ja teevad seda kogu aeg, siis seda rõõmu nendest väikestest hetkedest, milles sa nagu praegu oled. Nii palju väikseid asju, milles tänulik olla. Ehk siis ma väga julgustan teid elada nendes hetkedes, olla tänulik nende inimeste eest, kellega sa seda hetke jagad. Ja ma arvan, et isegi kui tegu on negatiivse hetkega, sa leiad nagu kas või midagi väga-väga-väga väikest. Miks see hetk on suure tähendusega või et mille eest olla selles hetkes tänulik. Ehk siis, jah, loodan, et väga paljud teist käsitlevad seda mõtet selle aasta jooksul, sest et see on oluline ja see muudab inimesest nii palju tegelikult ka. Ja olemegi selle videoga jõudnud lõppu. Ma loodan, et need sammud ja need ideed kuidagi inspireerisid teid, äkki proovite ka järgi, see oleks kõige toredam, sest et selle eesmärgiga ma selle videoga tegin, et oleks inspiratsiooni ja samas, et te saaksite midagi ise ka praktiliselt ära teha nendest ideedest. Ehk siis, loodan, et teile see meeldis ja midagi lisada, ma loodan, et teil kõigil on tore ja seikluste rohke ja selline väga-väga-väga-väga põnev aasta ees tulemas ja loodan, et selline eriline number nagu 2020 tähendab meie kõigi jaoks sellist erilist ja harukordset aastat ehk. Nüüd jah, näeme mu järgmises videos ja näeme peagi. Tšauki!